See võib tunduda nagu stseen Kurdistanist, kuid tegelikult toimub see siin samas Iisraelis. Tuhanded inimesed on kogunenud Meva Seretsionisse Jeruusalemma lähedale, et tähistada kurdi kultuuri. Ja see pole midagi uut. Juba üle 10 aasta on festivalil esitatud traditsioonilist kurdi muusikat, tantsu ja toite, mis on saanud Iisraeli laudadel tavaliseks. Asukoht pole juhuslik. Osa Meva Seretsionist rajati 50. aastate alguses uute sisserändajate majutamiseks. Paljud neist olid kurdi juudid, kes aitasid kohalikku kogukonda rajada. Me oleme siin, et tähistada kurdi püha meie kodanike jaoks, nii kurdide kui ka mitte kurdide jaoks. Linnapea Yoram Shimonise on uhke kurdi kogukonna liige Iisraelis. Ta ütleb, et sellistel üritustel on sõja ajal veelgi suurem tähendus, kus kogu piirkonna kurdid, alates Iraagist kuni Iraanini ja isegi Süüriani on mõjutatud. Ja täna on meile sõja ajal eriti oluline kogukonna vastupidavust tugevdada, mis on osa Iisraeli rahva riiklikust vastupidavusest. Paljudele festivali külastajatele tähendab kurdi traditsioonide säilitamine tuhandeid aastaid ulatuva ajaloo säilitamist. See tähendab Kurdistani traditsioonide kandmist meie maal Iisraelis. Kurdistani juudid elasid Kurdistanis alates esimese templi hävitamisest kuni Iisraeli riigi loomiseni. Nii et üle 2700 aasta oli Kurdistan ka juutide kodu. Ja kui Kurdistani juudid tulid Iisraeli, tõid nad endaga kaasa kauni kultuuri, imelise toidu ja palju selle piirkonna maitseid ja ilusi. Elianal oli ka kurdikeelne sõnum vaatajatele üle kogu maailma. Me loodame, et kurdid ja Kurdistan elavad alati rahus ning loodame, et kurdid ja juudid saavad koos töötada. Kalebeni Kurdistanu Iisrael, me loodame seda. 3,5 aasta pärast lähen ma kurdide ja Kurdistani juurde ning nad saavad oma tööd teha. Täna on kurdi traditsioonid endiselt oluline osa Iisraeli kultuurilisest mosaiigist ja see festival on jätkuvalt võtmetähtsusega riigi ühe vanima juudi kogukonna säilitamisel. Et kurdid ja juudid saavad tööd teha.